koos, mina olen Mark Anatoli Ein. Praegu me oleme Eestis, Tallinnas ja see on Unibet Arena, kus toimub Eesti muusika auhinna gala 2025. Kindlasti me räägime külalistega ja superstaaridega. Olge meiega koos ikka TV3-s. Eesti muusika auhinna gala 2025 ainult suured staarid. Tani Mihhailova, Saar, tšau! Tšau! Milline on siin atmosfäär? Väga tore atmosfäär. Tegelikult muusikutel on hea meel ju kokku tulla niimoodi ühel õhtul, kus on enamus Eesti muusikuid, produtsente, lauljaid, on meelelahutajad, on kõik kohal. Tavaliselt sellist päeva rohkem ei ole kui muusikaauhinnad, nii et saab kokku, saab juttu rääkida, saab nautida väga ägedat showd ja loomulikult tänada kõiki toredaid muusikuid ja produtsente, kes on teinud väga palju head tööd. Nii palju erinevad auhindu täna, ja millised on sinu jaoks kõige tähtsamad? No kõik auhinnad on tähtsad, eks ole, aga no meil on ikkagi loomulikult parim naisartist, ikka hoiame naistele pöialt ja loomulikult panus Eesti muusikasse, see on ka väga tänuväärne kategooria, et tänatakse inimesi, kes on väga pikki aastaid panustanud Eesti muusikamaailma. Hiti saladus. Ja see ongi see saladus, mida kõik tahaksid teada, kaasa arvatud need inimesed, kes kirjutavad need lugusid. Ja. Aga ega seda saladust teab, kes laulavad ka muidugi. Aga jaa, saladust siin ei ole, sa lihtsalt teed ja lihtsalt loodad, et vähemalt ühele inimesele sul veel meeldib ja kui juba kahele, siis on juba hästi. Sinu soovid kogu Eestile? No täna lihtsalt võib nautida mõnusat show'd televisiooni vahendusel. Praegu esimesena tuli selline fraas nagu ma elan päev korraga, mis natukene sobib meie tänase päeva hästi. Olge meiega koos TV3-s, teeme muusika. Messi Vol, tšau! Tead, ma olen ju ise olnud kunagi meelelahutusajakirjanik ja väga palju muusikuid intervjueerinud ja ma elan alati hinges neile nii kaasa, et ma tulekski nagu vanade sõprade juurde, et ma olen nii rõõmus, et mul on nagu pooled on omad joped. Tead ei ole, ma arvan, tähtsamaid, et mulle meeldib, et tegelikult on nagu väga paljud valdkonnad kajastatud, et on nii klassikaline muusika, popmuusika kui ka räppmuusika, et mulle meeldib see mitmekesisus ja et seda hoitakse ja tunnustatakse ja ka kunstiline pool, näiteks muusikavideode tegemine ja kõik see, et ka see saab auhinnatud. Kui sa oled artist, kellel ei ole isikupärast stiili ja kas ei ole oma stilisti või ei ole ise nii piisav andekas riietuja, siis tegelikult sa kaod ära. Et sa võidki jääda raadioartistiks, anda singleid välja, aga sa kaod võib-olla laval ja esinedes ära ja see on väga kurb, aga õnneks Eestis neid väga ei ole, et kuule, siin kõik on ikka palganud omale kellegi ihustilistiks, et päris mitmed muusikad on öelnud, et neil endal ei ole üldse stiili. Laulame ja pidutseme kõik koos! Jee! No nii, varsti algab Eesti muusika auhinna gala 5 minut meiega koos. Tere õhtust, tšau! Tere! Nii palju erinevad täna auhindu, aga millised on kõige tähtsamad on teie jaoks? Folk kindlasti. Rahvamuusika auhindiga. Enam folki saada. Siis, kui sa oled lindistanud ära oma selle demo sisse ja kui sa hommikul kuulad ja sul on külmavärinad, siis on õige. Suure rõõmuga peab olema tehtud ja kiiresti. Kind tuleb kasuks ka, kui sa teed selle puuluubiga koos. Aga palju aega täna läks ette valmistuseks? Meil on siin Haljala rahvariided ja mina kohvriga kannan Tartu Maaria, mis see oli? Maaria küla. Olge terved ja ärge kusege. Õnne soovime sul. Palju õnne Eesti muusika. Õnne soovime sul. Tallinnas
Riktus. Tervist! Atmosfäär on täpselt selline, nagu sellisel suurel sündmusel olla võiks, nii et on väga ülevad tunded. Ettevalmistused algasid juba laupäeval siin kohapeal ja veel enne seda juba maikuus tegelikult hakkasid esimesed joonised ja kõik asjad nagu tekkima ja ütleme septembrist kuni siiani on käinud nagu igapäevane töö, nii et aga jah, et aega ja energiat on läinud omajagu palju. Iga žürii liige on oma ala ekspert ja ta hääletamine on eraldi, iga üks individuaalselt toimetab täpselt nii põhjalikult, kui ta tahab, nii kaua, kui ta tahab ja nii edasi ja valib täpselt need žanrid, millest ennast tugevalt tunneb. Et niimoodi tekibki see, mida me täna õhtul näeme. Teie soovid kogu Eestile? Minu soovid on need, et nautige Eesti muusikat, armastage oma artiste ja tundke lihtsalt head meelt kõigest sellest, mida teile tehakse ja pakutakse. Laulame ja tantsime kõik koos! Eesti muusika auhinnad 2025 Pulub, tere! Tervist! No kuidas teile siin meeldib ja milline atmosfäär? No pidulik nagu ikka, gala ja super jah, äge muidugi. Imeline. Loomulikult meie jaoks on folgi auhind kõige tähtsam. Ja. Me muidugi räppi auhinnale ei saa kandideerida, sest me oleme folgi kategoorias, et pidime ühe valima. Mis on nagu saladus, hitsi saladus? Tuleb teha hea refrään, selline, mis oleks ka teistes keeltes arusaadav, ükskõik mida sa ütled seal, aga mingid häälikud peavad olema lihtsasti lauldavad. Midagi veel on vaja, rohkem vist ei ole vaja, refrään. Ja siis soovitavalt oleks karismaatiline artist ja neid võiks olla vähem kui 6, et nad võiks olla mingi, et nagu 3 minuti jooksul jõuaks publik ära harjuda, aga soovitavalt 1 või 2. Me pole narkomaanid, pole midagi, leidid meie seljas on kõigast ei leid. Tere Jani meiega koos, tšau, tere Riktus! Tere õhtust! Nii tore sind näha, ilus kleid, räägi mulle kohe, kust kohast see kleid, kes disainer ja palju aega läks ettevalmistuseks? Ettevalmistuseks läks, kuidas ma ütlen, mõned päevad veetsime koos aega väga hea. Ei, mitte nii kaua. Saime minu väga hea sõbrannaga kokku ja kuna ta õpib seda eriala stilistikat ja moekunsti, siis mõtlesin, et miks mitte. Lasta temal hoopis end riidesse panna ja saame samal ajal lõbusalt koos aega veeta, nii et mulle väga meeldib. Täna on terve päev möödunud proove tehes siin laval, nii et siia tulles on kõik hoopis teistmoodi, aga elevus on väga suur ja tegelikult nii tore on näha nii palju lauljaid ja muusikuid ja üldse kõiki inimesi, nii et ma arvan, et auhinnast seda ühte ei saagi välja tuua, et kõik on ju tähtsad ja kõik on erilised ja ma juba põnevusega ootan, mis seal laval hakkab sündima. Hästi palju õnne, rõõmu, armastust, tugevat tervist ja ma tõesti nii väga soovin, et me oleme hoitud ja kaitstud. Olge meiega koos, teeme muusika. Valged meid rahvad teevad kutsuvad kaasa, kuuma suve tuulena meid rendama viivad. Valged, need on me valged, need on me valged, need on me valged. Muusika auhinna gala ja ainult suured staarid. Liis Lemsalu, tšau, tere Riktus! Tere õhtust! Kelle poolt, kes stilist, kes disainer ja palju aega läks ettevalmistuseks? Esiteks suur aitähid sulle. Muideks see kleit on pärit Portugalist, see on üks Portugali disainer. Ütleme nii, et inimesed on üllatavalt põnevil ja isegi natukene närvis, ma ütleks, et ma kuidagi arvasin, et võib-olla sellised kogenud staarid ja pikalt nagu lavalaudadel olnud inimesed, neil on nagu tead selline, suva, tulen teen, aga see on nii äge näha, et inimestel on ikkagi nagu täitsa nagu elevus on sees. Minu jaoks on tähtis üleüldse see, et inimesed, kes teevad ja näevad vaeva, nad saavad tunnustust. Ja isegi kui sa ei saa seda auhinda, siis see, et sa saad nominatsiooni, see on juba fabulous. Uueks aastaks ma soovin sellist
sõbralikkust ja rahulikku meelt ja palju siirust. Et tänapäeva maailmas on väga palju sellist, võib-olla natuke sellised nagu fake asju, et ehedust ja sellist nagu autentsust ja lihtsalt ole sina ja rocki täiega. olge meiega koos TV3-s, teeme muusika. Eesti muusika auhinnagala 2025 jätkub, aga praegu me teeme väike moepausi. Olge meiega koos ikka TV3-s. Eesti muusika auhinnad 2025. Nii palju säravad külalised, ilusad trendid ja seksikad riided. Me teeme suur ettevalmistus, soojendud meigid, aga kõige tähtsamad on ehted aksessuaarid. See on päikeseprillid ja prilliraamed. Kõik need te leiate instrumentaariumi esinduspoes. Te kindlasti teate, et nii palju trendid, aga moes on kogu aeg klassika. Must värv, plastik ja suured vormid. See on kõige tähtsam trend. Minu teine top trend, kui me räägime päikeseprillidest ja see on ümmargused, kandilised ja nurgelised prilliraamed. Aga stilistid ja optometristid kindlasti teile abistavad teha oma parem valik. Aga minu top lemmiktrend instrumentaariumis on geometriline mäng. See on minu lemmikud päikeseprillid, mis sobivad mulle ja kindlasti teile. Proovige uuel hooajal. Mida rohkem, seda parem, kui me räägime päikeseprillidest. Kõik need prilliraamed ja päikeseprillid te leiate instrumentaariumi esinduspoes. Olge meiega koos, aga Eesti muusika auhinnagala jätkub. Tere, Riktus, tšau! Tere, No auhinnad ei olegi isegi väga olulised kui see, et õhtujuhid on tasemel. jah. väga vägev, Anne on super inimene, vägev, sümpaatne. Anne on ikkagi professionaal. Ja meil on Annega väga energia, nii et me oleme nüüd ühes bändis. Eesti muusika auhinnagala ja Laura meiega koos, tšau! Tšauki. Uskumatu, sul oli nagu uskumatu imeline outfit. Palju aega läks ettevalmistuseks ja kes on stilist ja disainer? Toivo Freeman Pilt on selle imelise 3D prinditud kostüümi autoriks ja päris palju läks aega. Ma isegi 15 minutit ennem sinu juurde jõudmist veel ise traatidega lisasin mingit kaunistusi juurde. Ma tulin otse planeedilt 581C. Ahah, tead, nii palju erinevad auhindu täna. Aga millised on nagu kõige tähtsamad sinu jaoks? No kindlasti panus Eesti muusikasse, mida ma ootan ülimalt. Ma ootan ülimalt ka seda show'd, mis saab tulemas. Nii palju ägedaid artiste. Ma ei räägi siis ainult endast, vaid kõikidest teistest, kes on nii palju panustanud Eesti muusikasse heade lugude, hea lüürikaga. Nii et ma väga ootan seda.
tead, sa oled muusika ja moeekspert, kas on väga tähtis, mis artistid nagu kannavad laval? Muidugi on tähtis, see on üks asi, mida mulle mu emps õpetas, kui ma olin umbes 15-aastane, et kõigepealt inimene näeb sind ja siis ta kuuleb su häält. Ehk siis kõige olulisem on see, et sul tekib vaatajaga selline fantaasia maailma kontakt ja siis tuleb see hääl juurde. Mina arvan, et see on ikka oluline. Oi, ma soovin kõikidele armastust, headust ja emotsioonide väljaelamist, et kui on kurbus, ole kurb, kui on viha, lase viha välja, kui on positiivsus, siis lase lihtsalt rõkka ja naera täie hingega. Me naeratame, aga vaja rohkem ja rohkem energiat. Milline lugu sul tuleb meelde, et me kohe laulame siin? Verona tuleb ikka veel. Teeme, jaa. We're lost and we found a Verona. Olge, meiega koos teeme kolmes musi. Kaunis kauge veider planeet. Viis, kaheksa, üks, twee. Sem on meiega koos, tere Ihtust! Väga äge on, kusjuures see on mu esimene Eesti muusikaauhinnad. Ja, ma olen küll varem olnud nomineeritud, aga siis ma olin suusareisil. Mul on tunne, et eestlased armastavad lihtsat muusikat. Ei ole vaja teha midagi liiga keerulist. Võib-olla üks näide on mu enda lugu Idioot. Ma ei oleks arvanud, et see teeb nii hästi, aga tegi. No ma arvan, et siuksed üleüldisemad kategooriad, aasta album, aasta artist. Et aasta albumi kategoorias ma olen nomineeritud. Loodame, et tuleb, aga tead, konkurendid on nii kõvad, et ühesõnaga ma hoian kõigile pöialt. Loodame ja tead, meil on nagu mitte ainult muusikasaade, see on nagu moesaade ka. Kas on väga tähtis näiteks, mis sa kannad laval? Muidugi on, selles suhtes riided on ju täna imago. Riided on ju bränd, riided on pea kõik. Ma olen nõus, peab kandma ilusaid riideid. Mina soovin kõigile tervist. Kui tervis on korras, siis on kõik korras. Tšau, tere Ihtust! Tšau, tere õhtust! Ma olen siin lausa, täna on 3. päev nüüd sel nädalal. Proovid käivad või käisid usinalt ja täitsa koduks on see praegu muutunud, et on mida oodata. Mulle väga meeldib sinu outfit, kleid, kelle poolt ja palju aega läksite valmistuseks? Internetist ja no ma ei tea, seda tuleb mu õmblejalt küsida, kuna ma olen back-up'iks, siis ta pidi natuke lühemaks võtma seda saba, aga väga lihtne selline kiire outfit jälle. Tead, nii palju erinevad auhindu, aga millised on kõige tähtsamad on sinu jaoks? Panus Eesti muusikasse, mille pälvib tänavu Sven Lõhmus ja kusjuures mul on Sveni üle tohutult hea meel, sest minu karjäär sai ju tänu Svenile tegelikult alguse ja mul on üli hea meel, et üks laul, mis täna siis tema selle aktiga seoses kõlab, on minu kirjutatud, minu meloodia, suuresti Sven Lõhmuse sõnad ja selle lauluga ju kunagi 2013 aastal kõik minu jaoks alguse sai, nii et seda erilisem on see auhind ka minu jaoks, et mul on tõesti nagu Sveni üle nii tohutult hea meel ja ta on 30 aastat nüüd tegutsenud. Sinu soovid kogu Eestile? Nautige tänast õhtut, nautige seda suurepärast ilma, mis väljas on. Ei, peame kenasti vastu ja nautige Eesti kultuuri, käige kontserditel ja varsti on suvi. Ma surun kõrvad kinni, valus on kuulata. Eesti muusika auhinnad, Sven Lõhmus meiega koos, tere Ihtust! Tervist! Nii tore teid näha. Te kindlasti teate, kuidas teha superhit. No, kõige olulisem on see, et see laul peab inimestele meelde jääma. Et publikule see meeldiks, et nad saaksid sellest ruttu aru, et neile tekiks selle tekstiga mingisugune link, et nad tunneksid, see laul on nende oma.
ja artist peab olema huvitav. Väga äge atmosfäär on. Ma olen õnneks ja kahjuks juba täna siin 3. päeva, et meil on siin proovid käimas ja minu jaoks on siin juba nagu siuke mõnus ubane keskkond, aga muuseas mul on siinsamas stuudio ka, nii et tegelikult ma elangi siin majas. No üks tähtis auhind on täna tulemas siin näiteks, et aga minu jaoks on kõik auhinnad nagu toredad ja omapärased, et ma ei oskagi vahet neil teha. Ja teie soovid kogu Eestile? Hea Eesti rahvas, kuulake ja armastage Eesti muusikat, aitäh! Oleme backstage'is Anne Veski meiega koos, tere! Tere! Palju õnne! Oi, aitäh, nii ilus bukett! Kuidas on tunne siin olla laval ja siin muusika kalal? No see ei vaja ju ütlemist, et see on super ja see tasus seda, kuidas ütleme, ettevalmistust ära, et täna nautida tervet õhtut. Kuidas teile meeldis laval koos olla Petersiga? No seda, no nagu öeldakse, jätke võtmed väljapoole sellises rajurokis ma ei ole laval kunagi esitanud ja meie ühislaul on juba raadiotes nagu ka hitiks saanud, nii et Petersi poisid on väga ägedad. No stilist on ikkagi Marion Laev, ta on alati täna, homme ja ülehomme. Ja nagu te näete, siin Arne Niit on vaeva näinud, et mul selline tore kostüüm seljas oleks, nii et aitäh kõigile. Ja kindlasti teie soovid kogu Eestile? Soov? Jah. Nagu ütles Sven Lõhmus, armastage Eesti muusikat, see on seda väärt. auhinnad 2025 ja see ongi kõik, mis me soovisime teile näidata. Jälgi meie Instagrami ja YouTube kanalilt ja me varsti näeme juba järgmisel nädalal, nagu ikka TV3-s.